Hei, see sõnum on sulle, kui sa oled siin, siis tõenäoliselt on siin sulle midagi, mis sind võib aidata või toetada või sulle selgust tuua. Ja see sõnum on selleks hetkeks, kuna iganes sa seda video näed. Elder, esivanemad, liigu esivanemate mustritest edasi. Ehk siis sul võivad olla nii-öelda esivanematelt saadud mustrid ja võivad olla ka nii-öelda sinu isiklikud mustrid, mis sind praegu mõjutavad liigselt. Kuidagi võivad tekitada raskust või keerulisi olukordi, mingid harjumused, nii-öelda kahjulikud harjumused, negatiivsed harjumused, mis elu raskemaks teevad, et need võivad praegu olla rohkem teemaks ja neid oleks vaja kuidagi lahustada või lahendada. Lähedane, ole tähelepanelik, sinu lähedane vajab sind praegu. Võib-olla on siis mõni lähedane, kes võib rohkem sinu abi praegu vajada, sinu tähelepanu rohkem vajada. Kui me paneme need kaks sõnumit kokku, siis see võib olla sinu esivanem. Ma ei tea nüüd, kui laiaks minna, aga see võib olla näiteks sinu vanem, ema-isa, vanaema, vanaisa. Aga need võivad olla ka energeetilises mõttes sinu esivanemad, kes vajavad, et sina lahustaksid mingeid mustreid, mis käivad nagu vanemalt lapsele, lapselt järgmisele lapsele, et kui käivad niimoodi ja sina võid olla see, kes saab seda parandada ja ära lõpetada. Sinu pühendumus pannakse praegu proovile. Aga see võib olla pühendumine ükskõik millele, kas iseendale, kas mõne suhtega midagi. Võib olla siis mõne lähedasega. Või see võib olla, millel iganes sa praegu pühendunud oled. Äkki me saame selgust, vaatame veel. Peaingel Gabriel, sul on tähtis eluülesanne seotud suhtlemisega ja kunstiga. Palun ära lase oma ebakindlusel sind tagasi hoida. Inglid aitavad sind. Suhtlemisega midagi. Midagi on suhtlemisega, on vaja suhelda ka siis lähedasega, esivanematega, oma kaaslasega, oma lähedasega, perega. Ja see võib olla ka suhtlemine ehk mingi info jagamine, kunst, millegi loomine. Sul võib olla mingi mõte, mida sa tahad jagada. Ja sa võib-olla natuke pelgad seda jagada või rääkida või teha, aga sind tunnustatakse, toetatakse kõrgemal poolt, et kindlasti tee seda, mida sa praegu soovid teha. See on sinu jaoks praegu õige ja vajalik asi ja parim asi. Enesesabotaaž. See läheb kokku eelneva jutuga, et palun ära lase oma ebakindlusel ennast tagasi hoida. Praegu võib olla kuidagi rohkem ebakindlust millegi pärast, mure millegi pärast. Sa ei ole endas kindel. See ebakindlus võib olla, et võib-olla sa ei saa hakkama millegagi või kardad, et
et sa pole piisav, sa pole piisavalt hea. Aga see võib olla ka jällegi keegi sinu lähedane, kellel on sinu toetust vaja, kes tahab midagi saavutada, aga ta on ebakindel, ta pelgab, ta kardab, tal on negatiivsed mõtted. Et nüüd ei teagi, kas sa oled rohkem sina või su lähedane või siis on need mustrid, mida sa oled saanud tema nii-öelda lähedastelt üle võtnud, need negatiivsed programmid iseendale, tänu millele sa ise saboteerid ennast. Et sul on vaja midagi luua, midagi jagada inimestele, maailmale, aga sa arvad, võid mõelda, et sa pole piisav, et sa ei oska seda piisavalt, et seda jagada. Have faith, ehk siis sul on vaja uskuda, ise olla enda toetaja ja uskuda sellesse, et siis nii-öelda kõrgemad jõud ka sind toetavad, kui sa valid käia siis seda oma rada, seda, mis sa tahad käia. Ja enne kõike on sul vaja iseenda suurim toetaja olla. Et kui me võtame siis selle eelneva maikuu sõnumi, mis oli eelmises videos, siis enesearmastuse teema, enesearmastamine tähendabki endasse uskumist, endas nii-öelda kindel olemist, et sina oled iseenda suurim toetaja, mitte sa ei ole iseenda suurim saboteerija. Sõnum lahkunud lähedaselt, kes ütleb, et ta on õnnelik, ta on rahus, ta armastab sind väga, sa ei pea tema pärast muretsema. See läheb jälle kokku selle esivanemate teemaga. Et kuidagi lähevad kokku. Sa oled võib-olla saanud siis üsna kaugelt ennast saboteerivad uskumused. Niimoodi on antud, ütleme, et vanaisalt emale, emalt lapsele, sina oled see laps või sa oled siis see lapselaps, kes on saanud ennast kahjustavad mustrid ja uskumused, aga ütleme nii, et su esivanemad tahavad sind toetada, tahavad sulle öelda, et sa ei pea neid asju kordama, sa ei pea neid mustreid läbi tegema uuesti ja uuesti. Sinus on see jõud, sinus on see tugevus, sinus on need teadmised. Et aeg on need kuidagi ümber muuta. Sina ja su armastatud on turvaliselt hoitud. Et sina oled hoitud, see on jällegi kuidagi see, et nähtamatus maailmas mulle tundub, et on mingid toetajad, need võivad olla lahkunud lähedased, kes on võib-olla rohkem sinu ümber praegu, sinu ligiduses, läheduses, nad tahavad teada anda, et sa päriselt ei ole üksi. Nad tahavad sind toetada, nad tahavad sinu jaoks olemas olla ja lihtsalt kuidagi lase rohkem ennast vabaks ja usu ja tea, et kõik tegelikult läheb hästi. Nii-öelda hästi. Siin all on ka see enesearmastuse kaart, nagu ma rääkisin, mis oli maikuus meil, maikuu sõnumiks. Et see on jätkuvalt siiski teema. Et kui sa tahad midagi saavutada, midagi ette võtta, siis või kui sul on mingi mure jälle mingi lähedaste pärast või enda pärast, siis sina oled hoitud ja su lähedased on hoitud. Hetkel pole vaja kuidagi muretseda või üle mõelda. Viha, ole teadlik, mis tekitab sinus viha ja ära jäta viha enda kehasse, tegele oma vihaga. Võivad olla välja elamata
emotsioonid, väljendamata emotsioonid. See võib olla viha, see võib olla ka midagi muud, mis iganes inimene endas alla surub, endasse sisse jätab, ei taha neid nagu jagada, ei taha neid teistele näidata, hoiab tagasi ennast. Et võib-olla oleks hea ennast kuidagi avada või jagada inimestele või lähedastele, või kui keegi sinu lähedastest on kuidagi rohkem vihasem või kinnisem, et siis lihtsalt on natuke rohkem mõistmist vaja praegu nii iseenda kui teiste suhtes. Valge neid, ole valgus. Jaa. Tegutse nii-öelda läbi armastuse, läbi valguse, läbi rahu, läbi harmoonia. Ole toetav iseendaga ja teistega. Pigem hetkel tööta nii-öelda valgusega ja kergusega, kui et siis vihaga ja nagu punnitamisega. Siis ma võtan veel ühe sõnumi siia, mis ma olen ise kirjutanud. Ja sõnum on: ära tee otsuseid, kui oled raskes energias. Kui sinus on segadus, siis võta aeg maha ja taastu ja oota nii kaua, kui vaja, et pilt selgineks. Ehk siis see läheb selle nii-öelda vihaga kokku, vihaenergia ja raske energiaga, kui ma siin ütlesin, et siin nagu kerge, et rohkem on vaja kergust kuidagi. Et võib-olla miski tekitab viha või äkilisust või mingit raskust, mis iganes emotsioon see võib olla. Pigem nagu teha läbi rahu, võtta aeg maha, mitte tülitseda, mitte vaielda. Taastu ja oota nii kaua, kui vaja, et pilt selgineks. See võib olla see pühendumisega seoses, et kellegagi seoses mingi lähedane suhe võib-olla või võib-olla lähisuhes, võib-olla töösuhes, võib-olla paarisuhe, võib-olla vanematega või lastega suhe, kellega iganes. Kui on mingisugune arusaamatus kellegagi, siis hinga, võta aeg maha, ole sina see, kes rahu loob. Ja alles siis tegutse läbi rahu ja kerguse. Vot nii. Et praegu olid sellised sõnumid. Ja nautige siis neid ilusaid ilmu. Praegu neid on ilmasid. Tšau.